Täna siin jagatakse toiduabiga ahvenafileed, mis tegelikult tavapäraselt Eestist liigub otse Šveitsi restoranidesse, kuid kuna Šveitsis COVID-i tõttu on restoranid olnud pikalt kinni ja ei ole saanud tavapärases koguses müüa, siis tekkis turul päris suur ülejääk, mille me siis turult kõrvaldasime ja otsustasime siis teha sellise žesti, et jagada seda siin välja toiduabina, nii et ka Eesti inimesed saaksid maitse suhu tavalisest Šveitsi restorani toidust. No ma sissejuhatuseks ütleme, et me oleme väga tänulikud Toidupangale, kes tuli sellele aktsioonile vastu ja aitab seda realiseerida. Aga tõepoolest, kroonviirus on tabanud nii inimesi kui ettevõtjaid ja meie eksportivad ettevõtted, kes ahvenafileed eksportisid Euroopa turgudele, sattusid väga suurt hätta. Ja meie ettepanek oli ühendada mitu asja. Ühelt poolt see, et kindlasti lähtuvalt sellest, et tarbija on valmis seda vastu võtma, vähendama toidu raiskamist. Teiselt poolt anda võimalus ettevõtjatele COVID-viirusega seotud majandusraskused üle elada. Ja kolmandaks, mis on siin Toidupangas ääretult oluline, pakkuda abivajajatele kvaliteetset Eesti kala. Kuskil 25 000 kilo ümber. Kokku kuskil 2 kuu jooksul ja 15 erinevale Toidupangale. Sellises koguses kalatooteid on esmakordselt. Võib öelda, et see ahvenafilee, mis praegu on annetatud, et mõned inimesed lausa kohe nagu ootavad seda. Kalatarbimisega võiks olukord alati parem olla, et kala võiks kindlasti rohkem süüa, kui seda praegu tehakse. Et selle sama kampaania Kala kõlab hästi oleme me ellu kutsunud ju eelkõige selleks, et kalatarbimist elanikkonna seas laiemalt populariseerida ja kindlasti usume, et ka sellel on mõju muude asjade hulgas. Me oleme tegelikult selleks, et paremini inimesed teaksid, mida selle külmutatud ahvenafileega teha, kaasa pannud ka retseptid selle sama Kala kõlab hästi kampaania raames, kus siis saab õppida ja teada saada, et mida täpsemalt selle kalaga peale hakata kodus. Ise olen üsna suur kalasõber, et ma väga hea meelega teen ahjus tervet valget kala perele, näiteks koha, siiga, samuti mulle meeldivad väga mereannid. Vabariigi aastapäeval söön ka kilu ja räime hea meelega ja ka kodumaisest vikerforellist ei ütle ära. Mina kuulun tarbijana sellisesse mugavusgruppi ja see tegelikult tähendab seda, et kui ma midagi kalast teen, siis on see üldjuhul seotud fileega. Ja ahvenafileest ma kindlasti teeks hästi lihtsa retsepti, et maitsestaks teda natukene, marineeriks tund aega külmkapis ja siis praeks jahu ja munaga õlises panni peal piisavalt krõbedaks mõlemalt poolt ja naudiks värske kartuli ja koorekastmega. Kala kõlab alati hästi ja me väga soovime, et selle kampaania käigus eestlaste kalasöömise harjumus kasvab.